Nii, 6 kuud tagasi mõõdistasime ära selle ilusa kortermaja siin Tartus ja minuga ongi täna kaasas arhitekt Tiit Sild puithoonetkorda.ee-st, kes selle projekti üle võttis. Ja Tiit, räägi sina siis täna, et mis on kõige raskem selliste miljööväärtuslike alade peal olevate kortermajade renoveerimiste puhul, et siin sees on tavaliselt tillukesed köögid, olematud pesuruumid, mis oli kõige raskem sinu jaoks siin selle projekti puhul? Üks see kõige raskem nii kliendile kui arhitektile on tegelikult see teadmatus nende vanade majade puhul, et sa ei tea täpselt, mis see seis on, et sa teed projekti valmis justkui nii-öelda sellisest ideaalsest lahendusest ja siis võtad konstruktsiooni lahti, selguvad mingisugused tõsiasjad, et kuskilt midagi on mäda, kuskilt midagi on ära vajunud ja tuleb palke vahetada või vahel ka pannakse nii-öelda bioblokkidest neid asendusridu alla piirkonda. Ja sellised asjad, aga iseenesest nagu planeeringuliselt ja nagu korterite mõttes minu meelest need vanad majad on tihti toredad, isegi toredamad kui kaasaegsed majad, sellepärast et toona ei mõõdetud seda ruutmeetrit niimoodi, kui neid maju ehitati, et ikkagi nad on küll võib-olla optimaalsed selles mõttes toad pindalade mõttes, aga ma olen ise kogenud arhitektina uusi maju projekteerides ikkagi, et arendajate soov on järjest väiksemad ja väiksemad korterid teha. Sul see funktsionaalsus, vannituba, köök, kõik on olemas, aga see korter on järjest väiksem ja väiksem ja see on selline asi, mis lõpuks kuskil on piir ees, et muutub nagu pere jaoks ka ahistavaks, et vanade majade puhul on see osa minu meelest palju parem, et see annab nagu palju rohkem vabadust ja sihuke arhitektina ka saab mõnusalt neid asju lahendada. Ma olen mõõdistamas käinud neid kortermaju miljööväärsuse alade peal, siis ma olen tähele pannud, et aina rohkem ja rohkem lähevad sellised väiksed kortermajad ühe pere kätte ja nendest saavad ühe pere linnamajad, et miks inimestele meeldivad sellised miljööväärtuslikud alad ja niisugused vanad puitmajad? Miljööväärtuslikud alad on reeglina asuvad väga heades asupaikades või nii-öelda linna mõttes, et tavaliselt on need hästi kesklinna lähedased piirkonnad, mis tähendab seda, et tegelikult kui sul natukene elukogemust ja sellist teadmist on või et kui sul on lapsed näiteks, et sa ei pea neid lapsi ükshaaval kogu aeg kooli vedama erinevatesse koolidesse, vaid kui sa valid õiged koolid, siis saavad lapsed ise käia ja oma elu elada ja sa saad ise rahulikult oma asju teha. Ehk et sa ei ela autos, ei ole see nii-öelda sokkermaam või sokkerdaad, kes siis veab oma lapsi erinevatesse trennidesse, mis paraku tihti äärelinna uutes majades elades on reaalsus paljudel juhtudel. Nüüd, kui kellelgi on plaanis renoveerida sellist vanat kortermaja miljööväärtusliku ala peal, siis miks võiks kaasata arhitekti üldse sellesse protsessi, et mis lisandväärtust arhitekt tegelikkuses selles protsessis kaasa loob peale selle, et ta teeb projekteerimist ja taotleb ehitusloa? Eks siin on kaks aspekti, üks on selline visuaalne aspekt või selline esteetiline pool, funktsionaalne pool. Tihti nendes vanades majades ei ole näiteks vannitubasid või on vannitoad juba omavoliselt ümber ehitatud, siis on küsimus selles, et see tuleb kas legaliseerida või siis üldse planeerida kõik need siselahendused sisse. No teisalt on selline ka loomulikult siis seadusandlik pool, et kui te lihtsalt ehitate ja teete oma vanas kortermajas, siis te ilmselgelt rikute seadust ja võib-olla see ei ole see asi, mida ma soovitaks.